ja mida ma täna räägin, ongi see, et mida ma ise olen kogenud niitmisega ja mida on siis vanemad inimesed mulle rääkinud, kes on juba ka, ma olen kuulnud 7-aastasest alates heinamaa peal lehmaheina teinud. Et mis vanad targad härrad-prouad on mulle rääkinud, et seda infot annan ka siis edasi. Ja miks ma siin üldse olen ja miks ma neid vikateidega tegelema hakkasin ja miks ma siin ka selle tänase ürituse tegin, on ju see tegelikult, et ma sattusin sellest niitmisest niivõrd suurde valmistusse. Ja mul oli selline tunne, et seda oleks nagu minu eest varjatud olnud. Ja mul oli selline tunne, et seda on ka teiste eest varjatud, et ka paljud ei tea, nagu mina ei teadnud, kui rahuldustpakkuv tegevus see oli. Ja leidsin omale sellise läbi huumori võib-olla sellise missiooni, et kõik peaksid ka niitma hakkama, igas majapidamises võiks üks vikat olla. Aga ja mis minu taipamine oli see, et võtmeküsimus niitmiste juures on vikati teravus. Kui sul ei ole teravat vikatit, siis ära teda üldse haara ja ära üldse niitma midagi. Ei ole mõtet. Et paljud räägivad niitmisest, hoolikusest, mis liigutused, kuidas peab tegema. See on alles, ütleme, finaal. See on finaalide finaal. See tegevus, mis enne tuleb teha, on olulisem, et see teravaks saada. Pinnimine, lõikamine, käiemine ja siis heinamaa peal luiskamine. Ja mina tegelikult oma esimese vikati sain teravaks ketlat lõikuriga, sest ma ei teadnud pinnimisest midagi. Mul ei olnud vikati nuga, ma olin vikati noaga lõikamist näinud, aga ma ei osanud seda teha, mul ei olnud seda. Ja ma sain ühe vana ehituspoest ostetud vikati teravaks, mis mul 10 aastat oli juba olnud. Ja siis ma sain aru, et terav peab vikati, ma sain teravaks, ma sain aru, et vikat peab terav olema ja seal siis minu vaimustusteekond algas. Ja loomulikult, kui teil on kellegi siin kommentaari ja kogemusi, siis kõik on oodatud ja mina ei pretendeeri sellele kõik. Ja vikatiga niitmise vikati teemal ongi üldse huvitav see, et ei ole õigeid ega valesti asju. Kes on kuidas harjunud ja Eesti on niivõrd rikkaliku vikati ajalooga maa, et see on lihtsalt fantastiline. Ja kui keegi räägib, et minu peres või külas luisati nii, minu peres tehti nii, siis ma ootan 2 käega, et jätkake samamoodi, sest see erinevus, kuidas ühes kohas tehti, kuidas teises kohas tehti, see on lihtsalt niivõrd huvitav. Ja vikati tüüpe on Eestis ju erinevaid, nagu Austrias on levinud see Austria vikat üldiselt ainult, siis Eestis on, ma panen selle siia, võtan kohe siit. Tegelikult selline kuusepuust löega ja toomingast painutatud painerdida ühe käepidemaga vikast on levinud tegelikult Venemaalt idast ja Eestisse. Ida-Eestisse, Kagu-Eesti tuli levinud. Aga algselt olid Eestis ikkagi, tegelikult sellel proual oli kaasas. Ma võtan selle vikati siit, see klassikaline Lääne-Eesti vikat. Eesti on selles suhtes ülihuvitav vikati ajalooga riik, et siin on hästi palju erinevaid üleviite. Austrias on see üks ja nii täpselt. Täpselt ma ei tea, mis põhjusel neil selline on. Mulle tundub täitsa mugav. Jaa, ilmselt ta peab mugav olema. Ja sa vaata S-suurus, see on väikse inimese jaoks tellitud. Aga kui sina kätte võtad, et sul on nii, oled sa... Jala pealt selle raadiuse keskpunkti võtab, see on nagu see teise käe.